Tere! Minu nimi on Rain. Ja enne, kui ma lähen asja kallale, siis ma tahan tegelikult meile teile kõigile soovida head ülemaailmset keskkonnapäeva, sest 5. juuni see täpselt on. Ja kujutage ette, 53 aastat tagasi juba otsustati see ära, et nüüd hakkame maailma hoidma. Aga asjast ka, et täna siis, kuna me siia lava peale kahekesi korraga ei mahu, et Aarnega kordamööda teeme need asjad ära. Mina algatuseks räägin riigipilve teemadest ja see ka hakkas tööle. Nii, kas me nüüd liigume õigesti või? Roheline ka ei töötanud. Paanika. Ja nüüd hakkas peale. Nii, et ma teen teile sellise kiire ülelennu, kui me räägime pilvedest ja riigipilvest, et mis see õigupoolest nagu on. Et me oleme siin riigipilvega toimetanud päris mitu head aastat. Ja riigipilv on siis kolmandate osapoolte poolt pakutav teenus, privaatpilve teenus, mida on siis võimalik kõikidel meil kasutada ma nimetan seda äriks, oma igapäeva äriks. Ja avalikud pilved sinna juurde on võimalik võtta ka sümbioosina, sest et neil päevil, nagu ka hommikul Tõnu rääkis, et kõiki teenuseid ja kõiki andmeid me tänasel hetkel ei taha kontrollimatult kuhugi teisele poole saata, siis need, mis on vähem tundlikud andmed, on võimalik avalike pilve meil viia. Mis nende erinevus on? Erinevus on siis see, et privaatpilves ei ole mõeldud kõikidele klientidele, seal me täna osutame neid teenused peaasjalikult riigiasutustele ja avalikke teenuseid osutavatele ettevõtetele. Ja eesmärk on teha seda konsolideeritumalt, eesmärk on teha seda kuluefektiivsemalt, teenuste taristu hind peab, kui me siin hinnast räägime, peaks olema kindlasti läbipaistev, ta peab olema selge ja lihtsasti hoomatav. Kliente meil tänasel hetkel on sellele teenusele tulnud üle juba 75 ja oht on, et see number kasvab. Vähemasti meie omalt poolt nüüd teeme kõik selleks, et see niimoodi saab olema. Ja hinnanguliselt muidugi, kui me nüüd ainult vormis räägime, siis on meid 10% on seal pilve peal täna kasutused. Et siin on kindlasti, kuhu saab edasi liikuda. Kindlasti on meil juttu olnud ja te olete siin saalis olijatest ka päris palju kuulnud riigipilv 1.0 ja riigipilv 2.0. Riigipilv 1.0 on siis teenus, mida me oleme terve selle aasta jooksul otsast kinni panema hakanud, ehk et me migreerime kliente uuele platvormile, mida me nimetame hellitavalt riigipilv 2.0-iks. Ja sealt sellest tulenevalt, kui ma jõuan ka Birgiti esituse juurde, siis ka me saame oma kulud efektiivsemaks, et kui me niipea kui saame vana platvormi tühjaks, me saame ka kulud alla. Oleme ka riigimehelikumad oma kulude opereerimise mõistes. Kui nüüd rääkida riigipilve toimimise tagamisest, et meil on Eestis erinevaid õlgu, päris erinevas asukohas, kus kohas siis on võimalik andmeid kasutada ja käsutada. Küll aga, et ta ei oleks mitte ainult hukukindel, vaid oleks ka toimepidav, et siis sellisel juhul oleme me liikunud oma tegevustega ka riigist välja. Ja neil päevil, mis siin maailmas toimub, on äärmiselt oluline seda kindlasti evida. Aga ainult mitte meie üksinda siin RIT-is ei ütle, mismoodi teie kallid kliendid peaksid sellega toimetama. Teie peate välja mõtlema enda asutuste sees selle strateegia, mismoodi andmeid kasutada, kuidas neid on võimalik käidelda ja kui kindlad need andmed ja kindlas kohas need andmed teie jaoks on. Ja sellepärast ongi meil omalt poolt juba mõnda aega nii andmesaatkond kui EU-õlg saadaval, aga see saadavus ei tähenda seda, et me paneme kuskile kastid tiksuma ja siis las olla, vaid seal on vajalik selline jätkusuutlik tegevus enda peast nagu kõigil meil läbi lasta, sinna taha nagu strateegia välja mõelda ja seda strateegiat reaalselt ellu viimaga. Et riigipilve EU-õlg ei ole ainult andmesaatkond, et seal seda saab kasutada loomulikult ka riigipilve
siis riigipilve sees igapäevateenuste toimimiseks. Ja sellepärast ongi, et EU regioonis siis me pakume IA-s teenust sinna juurde, lisaks EE-le. Nii. Ja mida veel ma tahtsin omalt poolt juurde öelda, et numbritest rääkides me oleme koos teiega teinud väga suure töö ära juba tänaseks, et ma räägin tüki keeles praegu. Meil on 369 tükki, mis meil on vaja aasta lõpuks ära migreerida selleks, et me saame vana riigipilv 1.0 kinni. Ja me oleme tänaseks päevaks circa 64% juba ära teinud. See on väga suur number. Jah, aasta lõpuks, aga me peame arvestama, et meil tulevad ka jõulud, samamoodi tulevad meil puhkused vahele, meil on vaja kõik see sinna sisse arvestada. Ehk et koos teiega, mõeldes 2 sammu ettepoole, me jõuame kindlasti selle tehtud, aga palun võtame kõik siin selle commitmenti nii-öelda, et see päriselt ka juhtuks. Ühte numbrit tahan veel näidata, siin on üks selline tellija teeb ise. See tellija teeb ise tähendab, et me oleme omavahel kokku leppinud, et meie sinna oma näppe nii-öelda vahele ei pane, et see vastutus on teie käes. Küll aga olge siis head, et see päriselt ka juhtuks, et me viimasel hetkel ei hakkaks nagu eesti keeles öeldes rattade alt ära jooksma. Aga ma arvan, et suures pildis me oleme nagu oma toimetamistega koostöös väga hästi siin sõitnud. Oluline nüüd siit on hästi jätkata. Aga nagu ma enne ütlesin ka, et mitte ainult riigipilv ei ole see, mida me siin tahame teiega koostöös toimetada, vaid meil on ka avalikud pilved olemas ja kolleeg Aarne tuleb ja räägib sellest lähemalt, mis siin toimub. Et siin mitmes vestluses on tulnud pildile ka avalikud pilved ja võib-olla hästi põgusalt käikski korraks üle, et mis seis oli riigis avalike pilvedega ja mis otsustati teha, et seda lahendada. Et enne 2024 aastat levis niisugune nagu linnalegend, et avalikku pilve justkui ei tohi kasutada, sellepärast, et ükski määrus ei luba seda. Ja siis kõik lõid nii-öelda käega ja ootasid mingit ägedat määrust. Tegelikult oli olukord selline, et tohtis kasutada avalikke pilvi täiesti vabalt, kui asutuse riskihinnang oli tehtud ka varem. Ja osad ka tegid seda, kasutasid seda ära. Siis tuli 2024 aasta algus, tuli see müstiline määrus, mis ütles, et kasutage nüüd. Tehke riskihinnang ja hakake kasutama. Selle peale tulid erinevad mured. Küll ei olnud oskust, teadmist, kogemust, ei julgetud neid riske aktsepteerida, ei olnud hankeid, mis võimaldaks seda teha ja nii edasi. Et seetõttu otsustati 2024 pärast selle määruse tulekut luua selline avalike pilvede kasutamise kontseptsioon, mis siis nii-öelda riigis ära fikseeriti, et millised on need murekohad ja kuidas neid lahendada. Et sellega siis tuvastati, et see avalike pilveteenuste kasutusele võtt on täiesti otspärane ja mõistlik ja teatud lahenduste puhul ei saa öelda nüüd ainuõige, aga pigem õige valik. Ja et tõi ka välja selle mustvalgelt, et teenuse omanikel on kohustus valida platvorm, kus kohas oma teenuseid käitada ja kui sobivamaks osutub avalik pilv, siis kindlasti seda kasutada. Ja et see ei jääks päris kuidagi selliseks omapead või õhku see teema, siis otsustati, et RIT-i moodustatakse avaliku pilveteenuste kompetentsikeskus, mis siis omakorda tähendab seda, et RIT kui keskne kompetentsikeskus peab tagama siis selle, et asutused saaks mugavalt pilveteenust kasutusele võtta. Siin on esimese punktina toodud raamhanked ja lepingud, siin mõeldakse siis 2 nurka, esiteks raamhange, et avalikku pilve vahendada ja teine leping siis, et klientidega leping. Ja kõige otstarbekam oli see siis selliselt teha, et RIT korraldas kesksed raamhanked ja läbi riigipilve kasutuslepingute on võimalik siis tarbida ka avalikke pilvi. Saab tellida ise teeninduse kaudu. Täna me räägime küll AWS-ist ja Azure'ist eelkõige, aga ei saa välistada, et see ring võib laieneda.
Nüüd tegemisel on riigiüleste nõuete kehtestamine ja konsultatsiooni pakkumise osa, et on tekkimas inimesed, kes Kairiga näitas, et otsime päris palju rolle, sealt tuli ka välja pilveinsenerid, pilvearhitektid, et on ka plaan, et see konsultatsioon järgnevatel slaididel tuleb selle kohta pisut ka infot, et hakkab RIT-i poolt saama konsultatsiooni ja tekib ka selline nõuete pakett, turvanõuded, kasutusjuhendid ja nii edasi. Ja siis parimate tavade ja kogemuste jagamise osas C3 üritus Clear Cloud Club, see juba toimub, on toimunud regulaarselt ja sellega tahaks jätkata, kus siis erinevad osapooled oma kogemusi avalike pilvede teemadel vahetavad. Nüüd vastutuste osas, et RIT ei võta vastutust selle üle, mida klient oma pilveteenuses teeb. Et see vastutus jääb kliendile, küll aga konsultatsioon, esmased juhendid, kuidas endale üles ehitada pilveasju, pilvekonto tehakse mõistagi valmis ja arveldus käib siis läbi RIT-i. Asutuse kanda jääb siis konto seadistamine, teenuste kasutamine, vastavalt siis kas ette andud raamidele või siis parimatele praktikatele, kuidas klient otsustab seda kasutada. Kui on probleemid, mured, küsimused, siis RIT saab kõike, mis puudutab pilvteenuse mitte soovikohast toimimist, saab ilusti vahendada meie partnerile ja saada pilvest kiirkorras vastused, kuna meie oleme siis otsene lepingu sõlmija. Nüüd lahenduste arhitektuur, see on nüüd üks osa siis sellest kompetentsikeskusest. Täna otse veel seda ei osuta, aga on plaan selle aasta jooksul tekitada võimalus konsultatsiooni osutada arhitektuuri loomisel. Täna on läbi partnerite võimalik võtta arhitektuur, integratsioonid, juhendid, kuidas kolida ja on ka asutusi, kes sooviks minna avalikku pilve, kuid ei soovi seda ise hallata. Sellisel juhtumil ka saab tulla partner siia vahele. Ja partnerite konsultatsioonileping on täna sõlmitud ja sealt alt on võimalik siis minu mäletamist 22 partnerit saavad sealt alt osutada teenuseid, seal hulgas siis avalikke pilveteenuseid. Ja sellega võtakski selle avalike pilvede osa kokku. Et kindlasti kaaluge seda võimalust ja kaaluge ka riske. Siin eelnevalt mainitud turbe küsimus, et mida hoida riigipilves ja mida hoida avalikus pilves. Meil on tulemas sellekohane töötuba ka, et kindlasti osalega siis seal saab arutada nendel teemadel. Aga küsimused? Nüüd me mahume ikkagi ära kahekesiga siia. Ja suur aitäh, Arne ja Rain, ja võtad sellega enda kätte. Panen ette selle slaidi, kus on võimalik anda siis esitusele tagasisidet. Aga küsimused siis, mis on tulnud läbi Workshop keskkonna, et kes veel tahab küsida, siis pange sinna kirja ja andke laike neile küsimustele, mis siis on teile meelepärased. Alustan algusest, eks te ise vaadake, kumb siis vastab. Kui riigipilve kliendid on ainult avalik sektor, siis kuidas maksumaksja raha liigutamine ühest asutusest RIT-i teenuse riigile ehk maksumaksjale odavamaks teeb, et ilma teenuseid erasektorile müümata see ju võimalik pole? Ja kui riigipilve kliendid on ainult avalik sektor, siis kuidas maksumaksja raha liigutamine ühest asutusest RIT-i-teenusele riigile ehk maksumaksjale odavamaks teeb, et põhimõtteliselt hind jääb samaks? Hind jääb samaks. Üks oluline asi on muidugi see ka, et me kas keskendume, ma nimetan seda niimoodi, oma põhiärile või teeme kõiki asju hästi ja võib-olla mitte nii hästi. RIT on ellu kutsutud selleks, et keskenduda konkreetsetele tükkidele ja seda teha maksimaalselt hästi. Ja kui erasektorist rääkida, siis olles erasektoris töötanud, siis erasektoril on olemas ka veel sellised institutsioonid nagu omanikud ja nemad tahavad kindlasti saada oma kasumiga sealt veel vahet. Meie seda ei võta. Väga hea. Millist kompetentsi pakute ka kliendile, sest hetkel puhtal IA-s ostes oleks ootus rohkem, et te aitate riigis tasakaalustada ka oskuseid, on see plaanis või pildil?
Vastus on jaa. Neil päevil me praegu kindlasti otsime endale inimesi juurde. Nagu näiteks, kui te teate mõnda head pilvearhitekti, vähemasti 1 või 2, siis palun andke sellest mulle teada. See on väga suur abi. Riigipilve migratsioonis, mis tähendus oli tühistatud lahendustel? See ei tähenda võib-olla tühistatud mõttes, aga seal ilmnes olukord, kus ei olegi vaja seda klienti migreerida, kas siis vajadus kadus ära või oli mingi kolmas moment, aga meie jaoks võime seda lugeda tehtuks. Kas te teete ka avalikust pilvest varundust? Ütleme vaikimisi mitte, aga kliendil on see võimalik alati rakendada, kas siis näiteks riigipilve, kus kohas on vastav teenus olemas, kasutades siis mingisuguseid üldjuhul kommertsvahendeid. Rohkem fakt kui küsimus. 5+ aastat tagasi võis vabalt veel pilve kasutama asutades uurimise alla langeda, isegi kui olid kokkulepped olemas, aga mitte piisavalt paberile kirjeldatud, et kuidas siis täna see kõik lubatud on? Kas jutt on avalikust? Just. Millisest pilvest me räägime? No vot ei ole mulle konkreetsemalt öeldud, aga te võite siis mõlemal puhul tuua. Riigipilv on algatuseks juba sellest, et riigipilv on meil EITS-iga kaetud, mis tähendab ju ka midagi. Ja kindlasti suur vend jälgib neid, mida tehakse ja mida mitte. Et meie küll sinna sisse ei vaata, kui tarvis, siis kellelgi need õigused kahtlemata tekivad sinna. Ja avalikete pilvede osas sellest Aarne eelnevalt rääkis. Ja, et avaliku pilve osas tegelikult on ikkagi asutuse riski hindamine ja turvameetmete rakendamine kõige olulisem punkt. Kui nüüd on see halvasti tehtud ja AK või siis veel hullem mingid kõrgemad andmed kuhugi lekivad, siis ma olen täitsa nõus, et neid peaks nagu uurima, et miks see nii juhtus. Kus näeb hinnakirja, kui tahaks RIT-teenust osta? Riigipilve teenuseid on võimalik tänasel hetkel saada riigipilv.ee-le logides või sinna minnes ja sealt neid päringuid siis ka tehes. Seal on kalkulaator ka muu hulgas täna olemas. Avalikete pilvede osas on täna paraku või õnneks, räägime siis AWS-ist ja Azure'ist, enda lehtedel see kalkulatsioon täitsa tehtav. Ja kuidas on lahendatud toimepidavus, kui puudub internet? Kui puudub internet ja üleüldse ei pääse riigipilvele ligi, siis kahjuks riigipilves olevat teenust tõesti kasutada ei saa. Aga siis on ilmselt tegu juba mingi laiema kriisiga. Küll aga andmed on ilusti kõik alles riigipilves. Ja see on kõige peamisem asi. Olukorrad tulevad, olukorrad lähevad, andmed peavad säilima. Kuidas pilveteenuses on reguleeritud andmete kustutamine? Kus on kindel, et need kustuvad igaveseks? Ja alati jääb oht, et lähedal lähevad oluliste riigidokumendid rändama, et kuidas seda vältida? See on ikkagi iga infosüsteemi enda disaini küsimus tegelikult. Meie ei tagasta vendoritele kettaid. Need lähevad eraldi hävitamisele, eraldi regulatsioonide alusel, kui küsimus on selles, et kuidas meie hoiame nii-öelda kliendi andmeid. Aga see, et klient neid kustutab, kirjutab neid üle ja nii edasi, et see on nagu kliendi vastutada. Jaa, Rain ja Aarne, suur aitäh selle ettekande eest ja vastamas küsimustele. Väike meene ka.